Kas sa tead, mis on Isoleer teip, kuidas seda tehakse ja kuidas see töötab? On. Tere inseneeri huvilised! Kas olete kunagi mõelnud selle peale, kuidas nii lihtne ese nagu Isoleer teip on hädavajalik meie ümber praktiliselt kõige turvalisuse ja toimimise jaoks? See must, värviline või isegi valge teip, mida leiame elektripaigaldistes, autodes ja elektroonikaseadmetes. Selle tagasihoidliku rulli taga on põnev inseneritöö, aastakümnete pikkune areng ja teadus, mis hoiab ära õnnetusi ning tagab energia sujuva liikumise. Aga mis asi on üldse Isoleer teip? Põhimõtteliselt on Isoleer teip liimiga materjal, mis on loodud elektrivoolu läbipääsu takistamiseks. See toimib füüsilise tõkkena pingestatud juhtmete ja ümbritseva keskkonna vahel, ennetades elektrilööke, lühiseid ja rikkeid elektrisüsteemides. Lisaks oma peamisele isoleerimisfunktsioonile kaitseb see ka juhtmeid niiskuse, hõõrdumise, kemikaalide ja temperatuuri kõikumiste eest. Ja see ei ole ainult elektrikute jaoks, sest seda leidub mobiiltelefonides, arvutites, autodes ja isegi kosmoselaevades. Aga kuidas see kõik alguse sai? Isolatsioonilindi ajalugu ulatub tagasi 20. sajandi algusesse, kui kasvav elektrifitseerimine nõudis praktilisi lahendusi ühenduste isoleerimiseks. Enne seda kasutati kangast linti, mis oli immutatud bituumeniga või lakiga, kuid need materjalid olid vähe paindlikud ja kaotasid kuumusega nakkuvuse. Revolutsioon saabus 1946 aastal, kui ettevõtte 3M ehk Minnesota kaevandus- ja tootmisettevõte töötas välja esimese polüvinüülkloriid isolatsioonilindi. Suur uuendus seisnes polüvinüülkloriidi ehk polüvinüülkloriid ühendamises sünteetilise kummiliimiga, luues elastse, vastupidava ja suurepärase isolatsiooniga toote. Lint saavutas populaarsuse teise maailmasõja ajal, kui seda kasutati kiireteks parandusteks sõjaväevarustusel ning sellest ajast alates pole see enam kadunud. Aga kuidas seda tehakse? Tootmisprotsess on täpne tants keemia ja inseneriteaduse vahel. Kõik algab baasmaterjalist, tavaliselt polüvinüülkloriidst, mis on valitud selle paindlikkuse, vastupidavuse ja kõrge elektritakistuse tõttu. Polüvinüülkloriid muudetakse õhukeseks ja ühtlaseks kileks. Seejärel läbib see kile plastifikaatorite vanni, mis tagavad elastsuse ja kohanemisvõime äärmuslike temperatuuridega. Keskmiselt -18 kuni 80 kraadini Celsiuse järgi. Seejärel kantakse peale sünteetilise kummiliim, näiteks stüreenibutadieenkumm ehk stüreeni baasil butadieenkumm. Ühele kilepoolele muudetakse seda liimi vaikudega, mis tagavad kohese nakkumise isegi ebatasastel pindadel. Lõpuks lakitakse lint, et see oleks vastupidav niiskusele ja ultraviolettkiirgusele ning keritakse sellistesse rullidesse. Huvitav fakt on see, et kõige tavalisem värv, must, saadakse süsinikupigmentidest, mis annavad lisakindluse kuumuse vastu. Aga kuidas see tegelikult töötab? Võlu seisneb dielektriliste ja mehaaniliste omaduste kombinatsioonis. Näiteks polüvinüülkloriid on dielektriline tugevus kuni 600 volti 1000 tolli kohta. See tähendab, et see loob barjääri tavalisele elektrivoolule, mis on kas 127 volti või 220 volti. Kui sa keerad teebi paljastatud juhtme ümber, siis nagu nimigi ütleb, see isoleerib ehk moodustab mittejuhtiva kihi, mis takistab elektronide voolu. Aga see kaitseb ka sulgedes ala vee, tolmu ja kemikaalide eest. Lisaks tugevdab see ühendust, sest juhtmetega kokkupuutel surub ta need kokku ja vähendab vibratsioone, mis võivad ühendust kulutada. Tõhusus sõltub kihi paksusest ja pealekandmise kvaliteedist. 50–70% kattuvus keerude vahel on oluline, et luua pidev tõkke. Aga siin on üks aga, sest isoleerlint ei ole igavene. Aja jooksul liigse kuumuse, päikesevalguse või lahustite mõjul võib liim või polüvinüülkloriid laguneda, vähendades selle tõhusust. Kui oled kunagi vana juhtmestiku peal isoleerlinti vahetanud, oled ilmselt märganud, et kas liim jääb käe külge kleepuma või lint muutub jäigaks ja laguneb. Aga isoleerlint pole kõik ühesugune. Asi on selles, et kõik isoleerlindid ei ole ühesugused ja iga versioon on mõeldud konkreetsete väljakutsete jaoks. Polüvinüülkloriid või vinüüllint on kõige tavalisem. Ideaalne madala ja keskmise pingega kuni 600 volti. Seda leiab ka teistes värvides peale musta, mis sobib näiteks punaste või roheliste juhtmete kodeerimiseks. Aga on olemas ka kummilint, mida kasutatakse venitades, et moodustada ühenduskohtadele teine kiht nagu nahk.
ja seda kasutatakse juba kõrgepingekaablites ja alajaamades. Lisaks neile on olemas ka lakitud kambrikangas, mis on valmistatud lakiga immutatud puuviljakangast. Talub kuni 105 kraadi Celsiuse järgi ja seda kasutatakse sageli elektrimootorites. Meil on ka Mastixi kiht, millel on tihendav kiht, näiteks butüül, mis kaitseb täielikult niiskuse eest. Ja see sobib ideaalselt maa-alusteks või välipaigaldisteks. Polütetrafluoroetüleen ehk teflon talub kuni 200 kraadi Celsiuse järgi temperatuuri ja agressiivseid kemikaale ning seda kasutatakse lennundus- ja keemiatööstuses. Meil on ka klaaskiust lindid, mis on väga vastupidavad rebenemisele ja taluvad äärmuslikke temperatuure. Niisiis, isoleerlint on need tüübid, isoleerlinti polüvinüülkloriid. Isoleerlinti kasutatakse kõigis isoleerimistöödes. Polüvinüülkloriid, isoleerlint sobib kõigiks isoleerimistöödeks. Isoleerlint A, kõik isoleerlindi tüübid. Polüvinüülkloriid, isoleerlint kasutatakse kõikides töödes. Polüvinüülkloriid, isoleerlint on kõikide tööde jaoks sobiv. Keeruline isoleerlint väikestes ruumides ja ehituses kaitseb ühendusi niisketes keskkondades. Nüüd, kui sa mõistsid isoleerlindi tähtsust elektriohutuse jaoks, mis kasu on ühe juhtme isoleerimisest, kui kogu paigaldus on halvasti planeeritud? Paljud inimesed jätavad endiselt tähelepanuta kõige olulisema etapi ehituses või remondis, elektriprojekti. Just see määrab, kuidas energia hakkab ringi liikuma, kus asuvad koormuspunktid, kuidas vältida ülekoormusi ja mis kõige tähtsam, kuidas vähendada õnnetuste riski nagu nühised ja isegi tulekahjud. Aga tulles tagasi teema juurde, isoleerteip paganeb endiselt edasi. Tänapäeval on tulekindlad isoleerteibid koos leegi aeglustavate liimidega kohustuslikud lennukites ja andmekeskustes. Permoga hanevad versioonid ühendavad isoleerimise ja mehaanilise kinnituse. Ja jätkusuutlikkus on samuti mängu tulnud, kus sellised kaubamärgid nagu 3M ja Hellermann Titan toodavad juba taaskasutatud polüvinüülkloriidst ja leegi aeglustavate liimidega teipe. Tulevik seisneb nutikamate ja keskkonnasõbralikumate materjalide otsimises. Uuringud uurivad teipe, millel on integreeritud andurid, mis tuvastavad ülekuumenemist või grafeeni nanokomposiite, et saavutada parem soojusjuhtivus. Lisaks võivad taimedest saadud biopolümeerid asendada polüvinüülkloriidid, vähendades keskkonnamõju. Ja see ei piirdu sellega. Kus? Elektriautode ja taastuvenergia ajastul arenevad pidevalt ka kõrgepingeakkude lindid, mis taluvad kuni 1000 volti. Isolatsioonlint on palju enamat kui lihtsalt kiire parandus. See on toode, mis sündis ohutusvajadusest, arenes koos materjalikeemiaga ja on täna võtmetähtsusega osa tehnoloogiast, mis maailma edasi viib. Olgu see sinu tänavapostil, kõrvaklappides või kosmosejaamas, see töötab. Vaikselt selle nimel, et energia jõuaks sinuni ohutult, ilma riskideta. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud, pane like ja aktiveeri teavitused. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ning olla meie videotes meeles peetud. Ja kui oled uudishimulik ja tahad rohkem teada meie soovitatud kursuste kohta, siis kasuta siin kõrval olevat QR-koodi või lingi videokirjelduses. Et saada ligipääs mitmetele võimalustele, arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Ja kas sul on kodus isoleerteipi? Kas tead, et neid on erinevaid tüüpe? Kirjuta kommentaaridesse, ma tahan teada. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Kui soovid meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii, inseneriteaduse austajad, suur kallistus ja kohtume järgmises videos.